Õhusaastest räägime me ju kõik, eks. Aga on olemas üks teine, palju salakavalam reostus. Selline, millest me peaaegu üldse ei räägi. Ja see on vaimne reostus. See on justkui nähtamatu kriis, mis on nii meie ümber kui ka, meie endi sees. Ja see viibki meid põhiküsimuseni. Kas me oleme tõesti kaotamas oma mõtlemisvõimet? Kas me oleme kuidagi sattunud sellisesse kollektiivsesse uttu, mis lihtsalt hägustab meie otsustusvõimet, kus segadus ongi justkui uus normaalsus? Vaatame seda asja natuke lähemalt. Nii, alustamegi siis esimesest osast, mis räägib vaimse reostuse tõusust. Vaata, me elame maailmas, mis on täiesti küllastunud mürast, igasugustest sensatsioonidest ja valmis arvamustest, mis meile ette söödetakse. Ja see pidev müra, see lihtsalt lämmatab aeglaselt, aga kindlalt meie võimet üldse selgelt mõelda. Ja täpselt see ongi vaimne reostus. See on selline peen, aga samas uskumatult võimas jõud, mis teebki segadusest justkui normaalsuse. Sõnad hakkavad kaotama oma tegelikku tähendust ja meie mõistus, meie mõistus kaotab võime asjadel vahet teha. See ongi selle reostuse mürgine kahjustav toime. Okei, liigume edasi teise osa juurde. Räägime nendest mõtlemist lämmatavatest loosungitest. Vaatame nüüd lähemalt just neid fraase, mis seda vaimset reostust toidavad. Teate küll, need kõlavad nii tutvalt, isegi targalt, aga nende tegelik mõju, see on hoopis midagi muud. Näiteks see siin. Igaühel oma tõde. Kui tihti me seda kuuleme? Absoluutselt igal pool. Debattides, sotsiaalmeedias, isegi isenema räätides. See on muutunud peaaegu automaatseks vastuseks, kui keegi julgeb teist meelt olla. Või siis see, kõik on suhteline. Järjekordne klassik. See on üks neist fraasidest, mis kõlab jube sügavmütteliselt, aga tegelikult on lihtsalt viis vältida igasugust päris arutelu. Ja muidugi kolmas selles pundis, see on lihtsalt minu vaatenurk. Kuulge, need laused ei ole ammu enam mingid viisakusväljendid. Neist on saanud omamoodi kultuuriline dogma, mida lihtsalt korratakse ja korratakse ilma igasuguse kriitikata. Ja vot siin ongi nende fraaside konks. Illusioon on, et need kõlavad avatult ja mõistlikult. Aga tegelikkuses on need lihtsalt tühjad lohutavad loosungid. Need on nagu anesteetikumid meie mõistusele. Need lohutavad meie ego, aga samal ajal panevad ukse tõe otsimise ees kinni. Põhimõtteliselt intellektuaalsed tuimestid, mis lämmatavad igasuguse kriitilise mõtlemise. Ja see viib meid sujuvalt kolmanda osa juurde. Räägime hägususe türanjast. Sest see vaimne udu, millest me räägime, see ei ole mingi juhus. Sellest on saanud peen kaasaegne türanja vorm, kus just nimelt selguse puudumine ongi kontrollimise vahend. Mõtleme korraks nendele suutele sõnadele. Vabadus, heatahtlikkus, kaasamine, isegi kriitiline mõtlemine. Need on ju tegelikult võimsad sügava tähendusega mõisted. Aga neid on korratud nii palju ja tihti täiesti vales kontekstis, et neist on saanud lihtsalt tühjad kestad. Sellised emotsionaalsed pääsmed, millega saab mugavalt vältida ebamugavate teemadega tegelemist. 3. Lihtsalt number 3. Mida see tähendab? See on tegelikult võti, et mõista, kuidas tänapäeva meedia kogu seda reostust veelgi võimendab. Sekundid. Täpselt, see on aeg, mis sul on, et kellegi tähelepanu veebis kinni püüda. Ainult 3 sekundit. Mõelge nendele platvormidele. TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. Need on asendanud sügava mõtiskelu, selle 3 sekundi konksud türanjaga. Sügavus on täielikult asendatud šoki ja sensatsiooniga. Ja siin me näemegi seda mõtlemise erosiooni väga selgelt. Kunagi oli meil kannatlikkust raamatute ja pikkade artiklite jaoks. Nüüd elame aga vaatemängu ühiskonnas, kus sügavuse asemel on šokk ja sumin. Meie emotsionaalsed ressursid on sellest pidevast mikrostimulatsioonist lihtsalt ammendunud. Ja kui sa oled kurnatud, siis sul pole enam vaimset energiat, et loogilisest arutleda, eks. Ja siis me muutumegi vastuvõtlikuks igasugustele lihtsustatud ja, mis sa salata, tihti ka täiesti valedele ideedele. Ja nüüd jõuamegi asja tuumani. Teeme väikese reaalsuskontrolli. Vaatame, mis juhtub siis, kui need mugavad loosungid põrkuvad kokku karmi päris reaalsusega. See on hetk, mis lõikab läbi igasuguse relativismi udu. Kujutage ette, teie kirurg on ebakindel. Mida te teete? Kas te ütlete talle, ära muretse, kõik on suhteline? Muidugi mitte. Te ei ütleks iial, igaühel oma tõde. Te tahate täpset kontrollitud diagnoosi. Tõenäoliselt otsiksite kohe teise arsti. Selles olukorras nõuate te objektiivset tõde. Või teine näide. Teie piloot teatab, et on täna eriti inspireeritud.
kas te tunneksite end turvaliselt? Vaevalt. Lennukisse astudes me ei looda, et piloot on lihtsalt inspireeritud, me nõuame temalt rangust, pädevust, täpsust, me tahame kedagi, kes suudab kriisiolukorras teha kiireid ja loogilisi otsuseid, mitte ei tegutse tunde järgi. Ja võib-olla kõige selgem näide üldse. Teie maja põleb. Kas keegi hakkaks siis vaidlema, et tuli on sotsiaalne konstruktsioon? Või et tulekahju on lihtsalt sinu tõde? Muidugi mitte. Kui maja põleb, ei vaidle mitte keegi taju üle. Me kõik tegutseme ühe ja sama objektiivse reaalsuse alusel. Me helistame hädaabinumbril ja kutsume tuletõrje. Punkt. Nii et kuhu me selle kõigega jõuame? Mis on tagajärged? Ja mis veelgi olulisem, mida me saame teha? See on kriitiline küsimus, sest kuigi me oleme kaotamas oma otsustusvõimet, pole veel kõik kadunud. Meil on veel võimalus see tagasi võita. Sest tagajärg on tegelikult päris karm. Kui otsustusvõime kaob, muutub rahvas liigselt kuulekaks. Ühiskond, mis ei suuda enam selgelt mõelda, on uskumatult kergesti manipuleeritav ja siis ei kuulu võim enam neile, kellel on loogika ja faktid, vaid neile, kes karjuvad kõige valjemini. Neile, kes suudavad tekitada kõige tugevamaid emotsioone. Ja selleks on olemas lausa retsept. Kuidas kontrollida? Väga lihtne. Esiteks, süsti korralik annus hirmu. Teiseks, lisa näpu otsa täis nördimust. Ja kolmandaks, katta see hõik vaatemängu ja meelelahutusega. Ja ongi valmis. Desorienteeritud avalikkust on niimoodi väga lihtne juhtida. Kõik hõljuvadki selles emotsioonide ja segaduse udus. Mis on siis peamine mõte, mille siit kaasa võtta? See on tegelikult lihtne. Me peame nõudma täpsust, rangust ja selgust. Me peame lõpetama selle kaasaegse silmakirjalikkuse, kus me nõuame täpsust oma kirurgilt, aga mitte oma mõtetelt. Me peame hakkama seda nõudma, igal pool. Oma vestlustes, oma liideritel ja, mis kõige olulisem, iseendalt. Ja ma jätangi teid mõtlema selle viimase küsimuse üle, mis on tegelikult väljakutse meile kõigile. Selles maailmas, mis nii selgelt eelistab mugavust, kas meil on piisavalt julgust, et nõuda selgust? Kas me oleme päriselt valmis teadlikult võitlema selle vaimse reostuse vastu ja alustama iseendast?